Eesti jaoks oli sellel kuul oluline verstapost Euroopa Kosmoseagentuuriga liitumise teemal ja Eesti delegatsioon kirjutas Pariisis alla Eesti liitumislepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga. Võib-olla mõne sõnaga, kuidas me sinna lepinguni jõudsime ja see Eestile nagu nüüd konkreetselt edasi tähendab? Kosmoseagentuuriga liitumisprotsess on tõesti kestnud 10 aastat ja algas aastal 2005, esimesed kohtumised toimusid aastal 2006 ja õige pea oli meil ka sõlmitud esimene koostööleping aastal 2007. Eesti liitumisprotsess algas haridusministeeriumi juures, aga õige pea otsustati, et sellel liitumisel peab olema majanduslik mõju, et see tooks eeskätt kasu Eesti ettevõtlusele ja seetõttu sai ka üsna varsti Eesti nii-öelda kosmoseministeeriumiks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja konkreetselt asjade elluviijaks, täideviijaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja selle sees asuv kosmosebüroo. Esimene leping andis meile võimaluse vahetada kosmoseagentuuriga inimesi. Selle tulemusena on tänaseks 5 Eesti doktoranti ESAs stažeerinud ja saanud sealt hinnalisi kogemusi, aga ka selle tulemusena saabus Eestis esimene nii-öelda tehnoloogia audit, et teha selgeks, milline on meie ettevõtete võimekus, kas meil on üldse potentsiaali ESA-le midagi pakkuda. Ja selle auditi tulemus oli positiivne ja üsna pea siis jõudsime juba järgmise lepinguni ja selle lepingu sisuks on juba reaalne võimalus teha konkreetseid töid kosmoseagentuurile, aga nagu kosmoseagentuuri poliitika ette näeb, iga liikmesriik ja liikmesriigiks pürgija maksab kõigepealt ESA eelarvesse teatud summa ja see raha suunatakse sinna riiki tagasi. See sisseelamisprogramm algas aastal 2010 ja selle mõte on siis selline, et igal aastal Eesti riik on panustanud kosmoseagentuuri eelarvesse umbes 1,2 miljonit eurot, ehk siis 5 aasta jooksul kokku 6 miljonit. Ja selle raha mahus on 27 erinevat projekti ellu viidud või elluviimisel, mis andis Eesti ettevõtetele, teadusasutustele väga hea kogemuse, kuidas ESA-ga asju ajada. Aga nüüd edasi, kuidas need võimalused nüüd arenevad ettevõtete ja teadusasutuste jaoks, et seda koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga siis erinevates programmides jätkata? No kõigepealt enne seda, et me oleksime nii-öelda allakirjutamiskõlbulikud, tegi siis Kosmoseagentuur Eestis järjekordse asjade ülevaatamise ja leidis, et asjad on head ja Eesti on valmis saama Kosmoseagentuuri täisliikmeks. Kõik täisliikmed panustavad Kosmoseagentuuri eelarvesse võrdeliselt nende majanduse mahuga. Ehk siis raha, mida Eesti maksab Kosmoseagentuuri eelarvesse, rehkendatakse protsendina SKP-st, aga konkreetse summana on see siis esimesel aastal 870 000 eurot aastas. Kui ma nüüd tuletan meelde seda, mida ma mainisin selle sisseelamisprogrammi kohta 1,2 miljonit, siis isegi see kohustuslik makse on meil väiksem. Samal ajal on igal riigil õigus ja võimalus endale valida valikprogramme ja me loodame, et nii kohustuslike kui valikprogrammide mahus siis Eesti panus Kosmoseagentuuri eelarvesse saab olema suurem ikkagi, kui on see olnud sisseelamisprogrammi ajal. Aga täiesti kindel on see, et ta ei muutu kunagi väga suureks, kahekohalise numbrini me ilmselt lähiajal ei jõua. Mis saab edasi? Kõigepealt annab Kosmoseagentuur meile võimalus ellu viia
järjekordne tööstusele suunatud täisliikme sisseelamisprogramm, mis tähendab siis erinevalt ESA üldisest hankepoliitikast, kus kõik tellimused saadakse ikkagi avatud hangete kaudu, seda, et teatud summa ulatuses tuleb jälle otsetellimusi Eesti ettevõtetele, teadusasutustele. Aga ESA poliitika näeb ette seda, et kõik tellimused saadakse avatud hangete kaudu ja kui tekib selline olukord, et konkreetse riigi ettevõtted ei ole edukad nendel hangetel, siis 5 aasta kokkuvõttes tehakse sellesse riiki suunatud hankeid nii, et 80% ESA eelarvesse maksnud rahast tuleks sellesse riiki kindlasti tagasi. Aga kui nüüd vaadata natuke pikemas perspektiivis, mingi 10, 15, 20 aastat tulevik, milline võiks olla Eesti roll seal ESA riikide peres? Eesti liitumisega avati ESA-s nii-öelda mikroriikide, mikroliikmete klubi, kes siis tõesti panustavad ESA eelarvesse mitte kahekohalise summa miljonites eurosid. Aga mitte see ei ole tähtis. Tähtis on see, et vaatamata panuse suurusele on Eestil võrdne õigus kõigi teiste liikmetega kaasa rääkida ESA juhtimises. Paljud otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Ja mis võiks olla Eesti valik? Eesti valik ESA programmides on kindlasti see, kus meil on olemas tugevused ja üks nendest valdkondadest on kindlasti maa kaugseire valdkond, kus siis meie mõlema suure ülikooli juures on soliidne potentsiaal midagi kasulikku selles valdkonnas teha nii ESA-le kui miks mitte ka laiemalt. Sest kaugseire rakendused on just need, millega on võimalik jälgida suurt pilti ja saavutada suurt mõju. Aga teine valdkond on kindlasti infotehnoloogia ja tehnoloogia arendamine ja ilmselt nende kahe põhivaldkonna juurde me lähiajal jäämegi. Aga ühte asja tuleb rõhutada, et nagu siin korduvalt on juba jutuks olnud, et kosmoseagentuuriga koostöö Eesti puhul ei kasva kunagi väga suureks. Selleks, et juba need mängureeglid panevad selle paika, et meie liikmemaks jääb kindlasti alla 10 miljoni, alla 5 miljoni. Loodame, et meie majandus muidugi kiiresti kasvab ja see protsent ka kasvab ja meie rikkus võimaldab saada rohkem tellimusi. Aga kosmoseagentuuris liikmeks olekut tuleks tegelikult vaadata meie ettevõtetele kui treeninglaagrit selleks, et saada tellimusi Euroopa kosmosetööstuselt, kes on saanud endale kogemuse täites kosmoseagentuuri tellimusi, on suuteline täitma ka Euroopa kosmosetööstuse tellimusi ja seal ei kehti enam mingid limiidid. Seal kehtib see, milline on võimekus, milline on selle projekti originaalsus ja kosmoseagentuuriga koostöö kaudu tekivadki need kontaktid, et jõuda siis suurte kosmosevaldkonna, miks mitte ka lennundusvaldkonna juhtivate ettevõtete nagu Thales Alenia Airbus tellimuste täiteks. No siis ei jää üle muud kui soovida pikka edukat Euroopa kosmoseagentuuri ja kosmosetööstuse valdkonnas tegutsemist nii Eesti riigile, Eesti kosmosebüroole kui kõikidele ettevõtetele ja teadusasutustele. Seda kindlasti, et kõigepealt on ikkagi meie eesmärgiks see, et Eesti ettevõtted saaksid selles valdkonnas kogemusi, saaksid nii-öelda jala ukse vahele ja selle tulemusena edeneks meie teadmistepõhine majandus. Aga suured tänud, härra Madis Võõras, Eesti Kosmosebüroo juht.